Tere tulemast kuulama Kaasaegse naise podcasti, mina olen Annike Nilsson. Minu teekonnal online koolitus ettevõtjaks. Siin on tegelikult 3 asja, mida ma soovin, et oleksin teadnud varem. Number 1, et kõik räägivad, hakka pihta, tee ära, tegutse, kuid tegelikult ainult tegutsemisest ei piisa. Oluline on ka sinu mõtteviis. Ja ma võin kohe enda puhul näite tuua. Ma olin 1,5 aastat põhimõtteliselt väga kõrgetasemelises mentorlusprogrammis. Ja ma olin seal põhimõtteliselt nagu 5. õpilane, et ma ahmisin kõike, mida see mentor ja kõik see programm endast pakkus. Tegin maksimaalselt palju kõnesid kaasa või kuulasin nende salvestusi ja päriselt tegutsesin ka selle põhjal, mis seal oli. Aga kuid ma tegin asju tehniliselt ja ma jõudsin oma online nagu teekonnas väga paljude inimesteni. Tõesti, minu emaili listist on läbi käinud ligi 6000 inimest. Ja ma tegin lihtsalt asju. Ja kuigi ma olin selle teema osas väga kirglik, kui me räägime siis vanemlusest ja Montessori pedagoogikast ja hoolivast distsipliinist, et ma olin selle osas väga kirglik, aga ma olin natukene võib-olla liiga tehniline. Ja isegi kui ma nagu nendele, kes mu Montessori kursustel osalevad, armastan öelda, et sa näed neid tulemusi siis, kui sa usud neisse, et see Montessori maagia töötabki siis, kui sa nagu tõesti usud ja oled nagu järjepidev ja tasapisi lihtsalt sa näed seda muutust lapses, kuidas ta on rahulik, õnnelik, rõõmus ja tema arengulised vajadused on toetatud. Aga see ei juhtu kõik üleöö, see on töö. Ja samas see online koolitajaks olemine on samamoodi töö, kuid ma kuidagi arvasin, et ma teen neid asjad nii, nagu peab tegema ja siis hakkavad imelised tulemused tulema. Aga see päris nii ei läinud. Ja siis, kui mul see mentorlusperiood hakkas otsa saama ja siis mul oli see, ma olen varem ühes oma varasemas podcastis rääkinud sellest, et täiesti okei on oma mentoritest välja kasvada. Ja ma tundsin, et ma ei kasva ja arene praegu selles hetkes jätkates, tehes asju samamoodi, et midagi peab muutuma. Ja siis ma vahetasin mentorit. Ja ma olen saanud endale täiesti uue hingamise. Ma naudin seda, mis ma teen. Mul on lõbus. Ja ma tean, et olles ise ettevõtja, saan ma olla täpselt nii äge, kui ma olla tahan. Ja ma olen rääkinud ka sellest, et inimesed panevad endale klaaslagesid ja kuskil ettevõttes töötades, seal on ka mingid laed, et kuhu nii me saame kasvada. Olles ettevõtja, sul ei ole mingisuguseid lagesid. Sa saad teha nii ägedaid asju, kui sa ise tahad. Ja seepärast see otsus, et hästi tasustatud korporatiivsest tööst ära minna ja hakata päriselt oma ettevõtlusega tegelema tuli väga kergelt. Aga jah, see number 1 mõte võiks olla see, et ainult tegutsemisest ei piisa, et oluline on ka sinu mõtteviis. Ja isegi siis, kui sa oled nagu be teachable ja sa võtad kõik need asjad tehnilised asjad endasse, siis seal taustal sa pead tegutsema ka alati selle mõtteviisiga. Sa pead nägema kaugemale kui täna. Ja seal on, ma olen nii palju oma uuelt mentorit õppinud neid tehnikaid ja võtteid ja tõesti, ma naudin seda, mis ma teen. Aga teine mõte võib-olla oleks see, et lihtsad asjad on skaleeritavad, keerulised asjad põhimõtteliselt failivad, ebaõnnestuvad. Ja
ja ma olen oma alustava online ettevõtjana, ma mõtlesin, et jaa, mul on vaja uut kodulehekülge. Et mul oli blogi olnud varem, kus ma olin kirjutanud Montessori pedagoogikast, et see on oma aja ära elanud, mul on oma kodulehekülge vaja. Ja siis, kuna ma hakkasin neid online koolitusina ja rohkem tegema, siis et ei, mul on ka koolitusplatvormi vaja, et see WordPress võimaldab ehitada, et ehitame sinna selle uue kodulehekülje, koolitusplatvormi, kõik on oma koha peal. Siis ma otsisin arendajat, leidsin arendaja ja siis ta pidi selle töö ära tegema ja siis ta pidi, sealt pidi tulema selline väga vinge äge kodulehekülg, te võite minna nilsson.ee, kas see on vinge äge kodulehekülg ja oli tarvis ka seda, et ma saaksin sinna oma e-poe, et ma saan seal kursuseid müüa, siis on see koolituskeskkond ja kõik asjad seal. Ja siis esimene mingi asja sealt arendaja poolt oli, võib-olla me lihtsalt ei rääkinud kõiki asju läbi, aga oli see, et ma rääkisin eestikeelsest koolituskeskkonnast ja siis ta näitab mulle, kus ma ise saan neid keeleosasid ise nagu lokaliseerida ja siis kui neid sõnasid seal tolles failis ei olnud, siis neid tuleb hakata koodis muutma ja vaata ise, kuidas neid asju teed. Siis e-pood ja makselahendus. Ma tegin, jaanuaris oli minu praegu nagu kõige suurem launch, mul oli üle 2012 inimest pani kirja. Ma teen oma webinaari ja inimesed tahavad osta, eks ju, webinaari ajal juba minu seda kursust ja veeb ei tööta, makselahendus ei tööta, mitte midagi ei tööta. Nagu, et ma tahtsin häid asju ja siis välja tuli nagu tavaline või veel hullem. Ja siis oli see koolituskeskkond, et inimestele sinna on kontode tegemine, kõik asju, see kõik läks nii keeruliseks. Ja siis ma maksin selle arenduse eest tol ajal siis 1800 eurot. Ja ma tänasel päeval ei kasuta mitte midagi, sest see kõik, ja võib-olla sina, kes sa oled nagu WordPressi guru ja see mingi, kõik on nagu lihtne ja äge, siis minu jaoks see õppimiskurv läks nagu nii pikaks, et ma pidin keskenduma oma nagu nendele õpilastele, et seda kursuse sisu toota ja muid asju. Ja mul ei olnud nagu seda energiat, tahtmist, aega tegeleda selle taustal olevate asjadega, mida ma lootsin ostjana, et ma nagu teenusena saan sisse. Et see, et kui palju keeruline ja põhimõtteliselt ma nüüd oma koduleheküljest kasutan tänasel päeval ainult blogi osa ja selle blogiga on kahjuks ka niimoodi, et seal ka mingid asjad ümber tõstes. Mul oli hullult hästi optimeeritud blogi, et kui sa paned Google'isse Montessori eesti keeles, siis mu blogi tulemused olid alati nagu number 1 otsingu tulemutes ja nüüd nad ei tule üldse välja, nii et seal on igasugu asju teha. Et ma tahan öelda, et lihtsad asjad on skaleeritavad, keerulised asjad nagu failivad. Ja tänasel päeval ma olen üle läinud ühele teisele platvormile. Ma panen siia podcasti alla näiteks selle oma affiliate linki ka, kui sa tahad konto teha ja registreerida ja vaadata. Siis New Seller ja põhimõtteliselt mul on mingi webinar, koolitused, kursused, ma lihtsalt kasutan kõike seda, mis ma varem olen tootnud põhjana, muudan ära mingi sisu ja näiteks ka kursuste puhul, et praegu ma tegin mis on Montessori uut kursust ja siis põhimõtteliselt ma kopeerisin seda päris, mis eelmine kursus oli, eemaldasin sealt lihtsalt kasutajate need vestlused ja panin ta ilusasti üles, et inimesed saaksid kasutada ja osta. Nii et igal juhul lihtsad asjad on palju kergemini skaleeritavad, keerulised asjad tavaliselt kipuvad ebaõnnestuma.
nii et ma tõesti ei tea, kui mu kodulehekülg oleks töötanud nii, nagu ta pidi töötama õigel ajal, et võib-olla minu online ettevõtja karjäär oleks saanud aasta alguses hoopis teise hoo. Siis 3. punkt on see, et üksi on raske. Ja sa pead, kui sa tahad olla ettevõtja ja tahad liikuda sellistesse kõrgustesse, mida sa võib-olla isegi praegu ei jõua endale, nagu ei oska ette kujutada veel, siis muidugi, üksi pusides on võimalik, aga ikkagi, kui sul on ümber see toetav tugivõrgustik, mentor, keegi, kes hoiab sind, nii-öelda inglise keeles on sõna accountable, et põhimõtteliselt sa teed neid asju, mida sa lubad teha ja siis keegi nagu kontrollib sind, keegi annab sulle sul on mingi küsimus, ja siis mentor on mingid asjad või see tugigrupp, nad on kõik mingid asjad, nad on võib-olla pikemaajalised ettevõtjad, edukamad ettevõtjad ja sul on nii palju neilt õppida ja esitad oma küsimuse ja sa saad vastuse nagu kiiresti ja kohe, ilma et sa peaksid kulutama aega ja energiat. Ja ikkagi see, et minul on väga hea näide taaskord minu elust, et kui mul see üks kõrgetasemeline mentorprogramm läbi sai, siis ma mõtlesin, et okei, et ma ei pikenda mu aega tolle mentoriga, et mul on ju need tööriistad ja teadmised olemas, et ma jätkan siis nagu omal käel, et ma lihtsalt nagu lihvin ja muudkui paremaks ja siis tulemus oli see, et mul oli väga raske. Nagu esiteks võib-olla oli see, et ma ei olnud oma mõtteviisiga tööd teinud, aga teiseks oligi see, et tegid neid asju ja nagu ei liikunud. Ja siis, kui ma leidsin endale uue mentori, siis on põhimõtteliselt niimoodi, et of course, nagu see on iseenesest mõistetav, et ma liigun, arenen ja minu ettevõte areneb ja kasvab. Et kui sa oled minu maailmas natuke aega olnud, siis ma lihtsalt otsustasin, et ma tahan teha oma podcasti ja siis ma lihtsalt tegin oma podcasti. Nüüd ma olen nagu seda, et okei, mu Instagrami konto on veits nagu unaruses olnud, et see postituste kogus ei ole olnud seal kuidagi nagu järjepidev või võib-olla oli ka see, et ma vanemlusteemadel mingil hetkel ma tundsin, et ma ei taha ennast enam rääkida. Ja siis ma ei osanud ka mingit seda sisu sinna toota. Ja siis nüüd ma lihtsalt tegin otsuse, et jah, ma postitan iga päev Instagrami, et kas siis vähemalt ühe karusselli, ühe reelsi, et ma postitan sinna iga päev. Ja kui sinu jaoks on seda palju, siis pane unfollow. Et minu mindset on nagu nii palju muutunud, et see, millest ma räägin ja kõnelen, ma täiesti kindlalt olen veendunud, et kui sina kuulad seda, siis tere tulemast minu maailma. Kui sa tunned, et miski selles minu loos viisis kõnetab sind, siis see on suurepärane, sest minul ongi need minu unikaalsed kogemused, teadmised ja minu unikaalne viis neid edasi anda. Ja see on täiesti okei, kui mingid inimesed jagavad seda, et neid mingisuguseid ärimentoreid, coach'e, neid on nagu nii palju ju. Et Eestis siin koha peal ja kui sa lähed veel inglisekeelsesse inforuumi, siis seal on nagu tohutult. Aga seal ongi see, et mingid inimesed suhestuvad ja kõnelevad seda juttu nagu, mida sina tunned, et see on sinu jaoks. See võib-olla aktiveerib sind natukene, tekitab nagu, et mingit intriigi või midagi, ükskõik mis emotsiooni ta tekitab, aga kui ta sind juba edasi liikuma paneb, siis see on juba väga hästi. Seega ma toodan seda sisu, mis ma toodan. Ja ma usun, et kas või see üks inimene, kas või sina, kui sa kuulad seda
ja sa saad ühe mõtte sellest, mida ma olen jaganud ja sa suudad tegutseda selle mõtte ajal kuidagi teistmoodi oma elus, mis viib positiivsete tulemusteni, siis on juba ju väga hästi. Nii et jaa, aitäh, et sa mind kuulad. Ja kui sa oled sellel oma online teekonnal alguses, siis mõtle selle peale, et jah, ainult tegutsemisest ei piisa. Oluline on ka sinu mõttevis. Keerulised asjad tavaliselt ebaõnnestuvad, lihtsad asjad on skaleeritavad ja töötavad ja üksi on raske. Aga mitte võimatu. Et otsi endale inimesi, kes on valmis sinuga seda ettevõtlusteekonda kõndima ja kes siis utsitavad sul olemast see parim versioon iseendast, sest kui mul ei oleks minu mentorite tuge, siis ma ei tea, ma oleks võib-olla lasteaiakasvataja edasi ja oleksin õnnetu. Aga täna ma tean, et mul on suurem kutsumus ja mul on see julgus seda rada jälgida, see enda usaldamise julgus. Nii et see on äge, see on vinge. Ja see on see, kes on kaasaegne naine. Kaasaegne naine, kes saab niimoodi, et tal on kõik asjad siin elus, mis ta tahab. Kaasaegne naine, kes näitab teed, läheb esimesena ja teeb need asjad ära, mida keegi võimalikuks ei pidanud. Nii et äge, ole see naine. Tšau!